Liigume edasi ühest lossist teise, nimelt külastame Kursi jahilossi Tartumaal. Võib-olla ütled oma sõnadega, kus me praegu viibime? Me viibime Kursi jahilossi peasaalis, Kuningssinises saalis. Ja kuidas see saal siis selliseks on saanud? Ma mõtlen nüüd uuemal ajal. Selle taga on suur töö olnud, 15 aastat. Ja kes seda tööd on teinud? Mina abilistega. Ma ostsin selle 1999. aastal ja siis hakkasime kohe remontima. Maja oli kohutavas seisus ja siis entusiasm oli suur ja huvi oli suur üks vana mõisahoone taastada. See on nüüd Kursi jahilossi peahoone. Seal üle tee on valitsejamaja, mis on säilinud, aga kahjuks suur tall, tõllakuur ja küün põlesid ära ja ait. Kus see mõte sul endal tuli, et üldse hakata taastama niisugust vana jahilossi? Mul on väiksest peale mõisate vastu hästi suur kiindumus ja huvi olnud. Ja abikaasaga 93. aastal siia kolides tihtipeale tuli siit samast Kursi pastoraadist Kirikumõisast sõita Jõgevale asju ajama ja tee peal lihtsalt jäi ette see selline suur maja, võsastunud hästi prügimägede sees ja mitmekordse möödasõidu ajal juba vaatasime, et see polegi nagu mingi tavaline suur maja, et siin on ka mingid pitsid ja sellised huvitavad nagu sarikad ja siis lihtsalt tulime siia juurde piiluma, et mis siin on. Uksed olid lahti ja vaatasime hästi rõske, külm, täielikult ümber ehitatud. Praegu ma olen taastanud siin nagu esialgse originaalse kuju, aga täielikult ümber ehitatud, et selles samas uhkes saalis siin oli ka 4 palatit ja pärast elasid siin sellised inimesed, keda nagu hästi ei tahetud kolhoosikeskuses näha. Milline see ajalugu siin on? Ajalugu on väga, väga huvitav, tähendab, see maja on ehitatud 1888 Graf Manteuffeli poolt oma prouale, kes oli väga kaunis daam ja kellel oli kirglik huvi jahi vastu. Ja see maja on ehitatud omal ajal metsa sisse, siin see tee oli siis madalam ja see oli Munakivi tee. See on üks väga vana tee, mis nagu Pikknurmest tõi siia üle Kursi, läks nagu üle Äksis Tartusse ja see oli vähemalt selles osas siin ja kiriku juures ja siis ta oli nagu Munakividest. Ja 88 sai ta siis valmis. 888. Ja Manteuffel oli väga jõukas. Nimelt oma raha sai siis viinaajamisega. Pakastes oli üks uhke viinamõistal ja siis oli neid veel rõngus ja siis sai endale lubada sellist luksust metsa sisse selline mõis siis ehitada. Muidugi mul on väljast veel natuke taastada, et kui natuke rahaline seis parandab, ma tahaks sinnapoole otsa teha ka selle avatud balkon oli ja siis veel mõned tornikesed. Esimese me panime üles, esimese tornikese, aga neid oli siin iga katusearja peal üks. Ma räägin siis natuke ajaloost. 19. aastal rekvireeriti, võõrandati siis Grahvi käest. Ja Eesti Vabariigi poolt. Grahv läks muidugi minema ja siis siia tuli kohalik arst. Arst oli suur härra vanasti külas, tähtis tegelane ja arst elas siis siin majas täielikult, kasutas kõike ja siin oli päris palju maad ümber, 4,4 hektarit. Ja arsti vastuvõtu kabinet oli ainult üks see, kus meil praegu on sviidi eesruum ehk salong. Seal siis ta võttis vastu patsiente, kogu muu maja kuulus talle. Ja 43. aastal tuli siia Saksa haigla. Siis veel kahelahjusid ja kaminaid välja ei lõhutud. Siin meil hiljuti külastas Rootsist, sõpradega käis ka selle Taimi Proosi, kes siis 43. aastal siin arst oli. Nad emigreerusid mõne pooleteise aasta pärast Rootsi. Käis tema poeg Rootsist, kes siin on nagu sündinud siis 43. aastal. Ta on praegu akadeemik, tema nimi on Lem Proos. 43 oli Saksa haigla, siis ütleme 2 aastat ja siis tuli siia Vene haigla. Ja kui Vene haigla siia tuli, siis muidugi kelle idee, tööde juhatajad ja siis otsustati see täielikult ringi ehitada. Et siis tehti siia palatid ja kõik see küttesüsteem lõhuti ära ja ühesõnaga tehti palju kurja. Ja osad tammepust uksed viidi minema, kööti ära ja see mööbel, mis siin siis oli järgi üldse jäänud, eks mööblit oli palju. See viidi siis kõrvale asuvasse sellesse, seal oli, otsa peal olid nagu toatüdrukutel, tallipostel sellised ilusad hooned ehitatud, nagu Manteuffel ehitas oma töölistele. Nii, aga siis tänapäev? Tänapäev on siis praegu, peame me siin hotelli, see on ilus hotell, 4-tärni hotell.
me oleme avatud juba 4,5 aastat, meil on siin ka restoran, siis meil on ikkagi järjest rohkem hakkab tööd tulema, aga meil on siis konverentsid, seminarid, nõupidamised, sünnipäevad, peielauad ja Booking.com toob kogu aeg ka siis välja oma turiste. Kuna jõuluhooaeg on lähenemas ja ettevõtetel tarvis leida kohad, kus kohas pidada oma firma jõulupidu, siis ühe kohana julgeme soovitada Kursi jahilossi. Võtke julgist ühendust Allike Kubiga. Järgnevalt küsisin Allike Kubilt, mida ta arvab pangandusest Eestis. Saksamaal on nii, minu partner Gertrud Becker on rääkinud mulle, et 1/3 on ühistupankasid, 1/3 on riigipankasid ja 1/3 on erapankasid. Nagu sa tead, Eesti Vabariigis oli ka ühistupankasid kõvasti üle poole, eks ole. Et siis on nagu konkurents, aga meil praegu Eestis kahjuks on kujunenud selline olukord, kui meil enamus pankasid, ma ei ole protsentuaalselt niimoodi arvestanud, aga ma arvan, et kõvasti üle 90% on erakätes ja see tähendab, et omanikud on välismaal ja kogu meie kasum siis voolab välja ja nende kasum on praegu päris suur, sest odavalt anti laene, pakuti aktiivselt ja kasum voolab välja ja meie jääme sellega järjest vaesemaks. Ja nüüd tuleb omakorda siis, tuleb uue lainena, nagu mina arvan niimoodi, et tuleb uue lainena igati propageerida ka meil ühispankasid, et vähemalt kui riik ei võtta enda alla mingit panka, et siis ühispangad laieneksid nii palju kui võimalik on.